Tere, mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna on mul väga hea meel siin saates tervitada Kristel Aaslaidu. Aaslaidaner. Seda ma kahtlustasin. Mul oli täpselt see tunne, et tegelikult ma pean ütlema Aaslaidaner. Väga hea. Ja põhjuseid sind siia kutsuda oli mitu. Sa oled isukas lugeja ja... Jah. See on vähe öeldud. Oi, leia mind mitte lugemas, palun. Ja ühtlasi sul on just ilmunud uut muusikat. Vastab täiesti teile. Vastab teile, nii tore. Räägi oma sellest uuest muusikast, plaadist, projektist, millega te meie kõrvu siin jõuluajal kostitate? Me kostitame sellise toreda väikese kollaboratsiooniga. Nimelt siis Grammofon, kellega ma olen nüüd aastaid muusikat teinud, siis selline bänd. Ja Daniel Levi Viinalass, kes ju ka aastaid on inimesi kostitanud hea muusikaga. Kuidagi, me oleme Danieliga hästi pikalt sõbrad olnud ja millegi pärast pole koos muusikat teinud. Ja siis kuidagi eelmine suvi, mitte nüüd selle aasta suvi, 2024 suvi, esimest korda me kutsusime teda bändilaagrisse. Ja seal läks kuidagi nagu väga hästi ja selle 2025 aasta suvel andsime selle laagri 2 lugu andsime kohe välja. Peale mida mõtlesime, et kuule, teeme veel laagrit, vaatame, mis veel saab. Ja siis saigi veel. Ja siis ma mõtlesin, et kuule, aga kui me juba, miks mitte siis panna väike albumikene kokku ja niimoodi see sündis lihtsalt selline loomulik, väga voolav koostöö, mis selline pingevabalt lihtsalt jõudis sellise kulminatsioonini. Ja kuidas teil laulude sõnad valmisid? Laulude sõnad, kuna me teeme lugusid inglise keeles, siis ja Danielil on üks väga suur pluss, taustaline pluss, et tema seda Ameerika keelt oskab väga hästi ja tema nagu kirjutamistiil on ka väga hea, et on väga-väga hea laulukirjutaja. Ja siis mina proovisin lihtsalt sammu pidada temaga, et ülilahe oligi see, et tema, kui ta kirjutab, tal tuleb see nii naturaalselt ja see on ka osalt on põhjus, miks minu tänane raamatute selektsioon on inglisekeelseks pööranud ennast, et ma olen proovinud inglisekeelset materjali lugeda, et lihtsalt hakata ise rohkem inglise keeles mõtlema, et oleks inglisekeelseid sõnu parem kirjutada. Muidugi seal samas kõrval jällegi üha rohkem nagu tunnustades seda, et eesti keel on ikkagi minu emakeel ja seda peaks ka oskama, aga sinna on nagu tulnud teatud hirm juurde, et seda ma peaks ju nii hästi oskama, et kuidas ma nüüd ei oska hästi kirjutada eesti keelest sõnu, aga see hirm on niimoodi vaikselt hakanud ennast ületama, et ma arvan, et ma jõuan nagu sinna, aga tulles tagasi su küsimuse juurde, et jaa, Daniel läks sees ja ma proovisin nii palju panustada, kui ma sain, et kuidagi loomulikult on albumi peal ka niisugune esimene salm Daniel, teine salm mina, et ma ikkagi konsulteerisin väga palju ja õppisin väga palju temalt, et kuidas kirjutada ja mismoodi mingeid seoseid teha ja see oli väga-väga lõbus protsess. Ja mis raamatut sa täna kaasa võtsid, et meie lugejatele soovitada? Vot, esmalt ma pean ütlema, et ma olen nüüd vastselt või siis mingisugune 6 aega umbes olnud nüüd uus, mis ta on siis, mind värbati siis lugemissaadikuks Rahvaraamatu poolt ja miks ma selle vastu võtsin, oli suuresti sellepärast, et need raamatud on tegelikult, nad on selline väga pikaajaliselt ette võetud projektid ja siis lõpuks läbi loetud, et ma ei ole tegelikult nii tubli lugeja. Ma olen väga tubli raamatute kokkuostja, sest ma kogu aeg mõtlen selles suures entukas, et ma hakkan niimoodi lugema. Ja siis, kui minuga ühendust võeti, siis ma ütlesin, et okei, et tegelikult see on väga hea võimalus, miks võtta nagu see, et nii, kui mul need raamatud on, siis me loeme need läbi. Ja õnneks on väga palju raamatuid juba ka Rahvaraamatu riiulites olemas, mis mul ka endal on. Miks need raamatud? Sukeldumegi sinna.
Stephen Fry, Kreeka müüdid, mina siis lugesin selle inglise keeles läbi. Stephen Fry on üks mu lemmikkoomikuid, kunagi Hugh Laurie ja Stephen Fry alustasid sellises lahedas Hugh and Fry või Fry and Hugh sellise sketši saadetega ja ta on tohutult tark mees ja väga hea huumorisoonega ja siin nendest Kreeka müütidest, mulle Kreeka müüdid väga meeldivad, kuna nad on nii jaburad tegelikult ja Stephen Fry on väga mõnusalt need kirja pannud täpselt sellises oma huumorikastmes, et selline väike siis nagu kommentaar tema juures, tema poolt kogu aeg juures, et müüdid on ju kogu aeg läbi aastate samad olnud, lihtsalt läbi tema on need kuidagi, ma ei tea, need on lihtsalt nii mõnus lugeda, saab naerda, saab targemaks veidi, et see tema siis esitus või see, kuidas ta on selle stiil, mulle väga meeldib ja ma arvan, et see on väga hea selline sissejuhatus Kreeka müüdidesse. Kusjuures ma just täna hommikul siin raamaturiiulite vahel hoidsin seda käes ja mõtlesin, et miks ma peaksin seda lugema, et ma ju tean neid müüte, aga sa müüsid ära selle mulle praegu. Jaa, tal on tõesti, nagu just see tema huumor ja see, kuidas ta läheneb sellele, kui palju ta ise teab ja mis paralleele ta tõmbab, see on tõesti, ta on hästi mõnus lugemine. Et mulle väga meeldis see. Nii, kas ma... Palun. Nii, järgmiseks on raamat, mis mul ongi pooleli, mida ma ka, mul on nagu mingid müüdid ja tundub siuke nagu tausta, mütoloogiad ja asjad. Sarah Clegg on siis kirjutanud naise, mis see lore on siis eesti keeles. Lugu, jah. Et tegelikult tuleb välja, et läbi aastate on religioonis igal pool ikka seda naise tähtsust päris korralikult maha tambitud ja tema siis ongi teinud sellise, algab sellise ajajoonega, et mismoodi see, kuidas need tähtsamad naise nii-öelda ongi, et naiste tähtsus läbi aegade algusest, et mis need siis kõige tähtsamad hetked on, mida ta siis siin ka lahkab ja suur siis selle, kuidas öelda, naise loo alustala on siis Lilith, kes ongi selline, käib siis läbi erinevate, kuidas siis öelda, rahvalugude on selline läbiv kehastus ja kuidas ta siis kuidagi nagu maha on nagu maha vaikitud, et tegelikult, et kui me mingid piiblid ja asju loeme, et siis tegelikult naine ei käi sealt nagu liiga palju läbi ja sellel on teatud põhjused ja lõppu ei oska rääkida, ei ole veel sinna jõudnud, aga hästi huvitav lugemine. Seda ma tahan ka lugeda kohe. Ja sellel on eestikeelset tõlget vist veel ei ole, äkki on, aga ma arvan, et tead, ikka on tore, naisel on tore teada oma lugu ja oma ajalugu läbi erinevate rahvaste ja rahvaste lugude ja see, kuidas tegelikult naised ongi ju need, kes nii-öelda vatrasid, on ju, et mehed jäid oma taludesse ja naised viisid oma lugusid siis taludest taludesse, riikidest riikidesse, kuningad olid ju ka Pariisist, kes läksid Austriasse, et see liikumine ja naised, mis lugusid nad kaasa tõid, et miks see naise vaigistamine nii tähtis oligi see, et ja mis on see, et naised ju kogu aeg vatravad, et see on see läbiv temaatika kogu aeg olnud, et naiste jutud ja värgid, aga tegelikult on sellel täiesti põhjus olemas, et seda taheti minimaliseerida, et tegelikult kõige suuremad, ütleme siis, pärandi edasiandjad olid tegelikult naised ja on kogu aeg olnud, sellepärast, et me vatrame kogu aeg. Jumal tänatud, eks ole. Siis tundub, et iga, ütleme sellise, kas kunstniku, kui nüüd minna laiemaks või vähemalt muusiku kohustuslik lugemine on Rick Rubini Creative Act, A Way of Being, kus siis Rick Rubin on väga tuntud produtsent, kes tegelikult üldiselt produtseerimise juures on peaasjalikult selline tüüp, kes käib nüüd toas kohal, see toimib, ei, see ei toimi, tehke nii.
ja miks see on nii on, sest ta on visionäär, ta teab, ta on ennast väga kurssi viinud, kuidas nii-öelda siis see loome ja loovus voolab ja see raamat on selles suhtes pikitud ka inglise keeles, ma ei tea, kas ta on eesti keelde tõlgitud üldse, aga ma arvan, et võib-olla tema mõtteid ongi hea inglise keeles lugeda, kuna ta niimoodi ei lähe midagi kaotsi, nii et kui sa vähegi aru saad, siis on väga hea seda lugeda. Ma tean, et väga paljud muusikud minu elus hoiavad seda niimoodi kogu aeg öökapil, et kas või mingi suvaline koht lahti lüüa ja jälle uuesti üle käia mingisugused asjad, et tal on väga palju häid mõtteid, kuidas mingitest asjadest lahti lasta, kuidas ideed, ma ei tea, olgu need siis raamatuideed, filmideed, et need kogu aeg kuskil nagu kosmoses mingis sfääris kogu aeg lendlevad ja küsimus on selles, et kes selle esimesena kinni püüab ja paberile paneb. Et ta toob siin ka näite, et on kunagi oli film Bugs ja siis oli mingi sama film ka niimoodi, et nagu ritsikad ja rohutirtsud ja ühesõnaga, et kaks täpselt samasugust tõid täpselt samal ajal välja, mis tähendas seda, et nagu lihtsalt see mõte hulpis, aga kaks inimest suutsid selle kinni püüda. Et ükski mõte ei ole võib-olla lõpuni originaalne, lihtsalt originaalne on see, kuidas sa selle edasi annad. Et väga, väga tore lugemine loovuslikkuse osas just. Mul on see praegu audioraamatuna, see mu ööraamat, et lihtsalt, kuna ma olen väga kehv magaja, siis ma õhtuti panen selle käima, et see Rick Rubini enda ülimahe ja siis loovus tuleb ja siis sa teed ja siis sa pead töötama. Ja siis vahepeal ärkan üles ja siis Rick on jälle maga, käis, maga. Ja alateadvuses niimoodi. Ja, öö läbi. Kusjuures see tähendab seda, et just hiljuti nägin TikToki, ma olen mõelnud, et kas keegi nii teeb ka immersive reading uks, siis kutsutakse seda, et sa kuulad audioraamatut samal ajal, kui sa seda füüsilisel kujul ka loed, ehk et sa oled nagu 100% kohal. Riigimeeltega. Vahepeal lakud ka. Võtan lehekülgi ja siis panen tee sisse niimoodi vädima, et seda loovust igat pidi saada. Ja, et sellega saab teha siis seda voogedastust enda ajusse täielikult. Soovitan. Ma soovitan ka. Ja. Nüüd järgmine lõpuks siis ka midagi ilukirjandusest. Mõtlen, kui TikTok on mu aju täiesti ära mädandanud mingis mõttes, siis vähemalt midagi head on sealt tulnud. See on Invisible Life of Addie LaRue, ehk siis Addie LaRue nähtamatu elu, mis on ka eesti keeles ilusti rahvaraamatus saadaval. Ta on üsna kukus raamat on ja mu viimase aja täielik hitt nagu kogemus ja BookTokist ja siis mulle niimoodi ette hüppas ja tõesti lahe lugu Addie LaRue'st, kes siis põhimõtteliselt tema lugu algab 1714 niimoodi, et ta peab abielluma mehega, kellega ta ei taha abielluda. Ajad olid sellised, kes siis eksleb metsa ära, kohtub seal teemoniga, kes siis aitab teda ja annab talle igavese elu, aga selle igavese elu, mis tähendab seda, et ta saab pääseda sellest abielust, aga see tuleb tingimusega, et kõik inimesed, kes temaga kohtuvad, unustavad ta täpselt see sama moment, kui nad teda enam ei näe. Ehk et nad on nõnda, oi, Ädi, hästi tore, nad keeravad selja ja siis nad mingi, vabandust, ma ei olegi teiega tutvunud. Kuni siis lõpuks, kas see on aasta 2020 või 2014, 300 aastat hiljem, ta töötab raamatupoes ja kellis, astub sisse mees, ta tutvub temaga, päev hiljem kohtub uuesti ja see mees mäletab teda. Oh my god. Oh my god. Ja see on hästi ägedalt hüppab edasi tagasi ajas. Ja see on nii äge raamat ja see on nagu, rohkem ei räägi midagi. See on tõesti, see on nii hea raamat. Soovitan seda täiega ja see on eriti hea, et seda saab eesti keeles ka lugeda. Vist võtan selle eesti keeles ka endale. See on tõesti, oh my god, kui hea raamat. Okei, ma võtan ka. Ja selline, kui üldiselt ma olen niimoodi, et ma nagu hullult raskusega ikkagi vahepeal nagu,
rebin ennast lugema, siis see rebis mind ise lugema, et see tõesti, vahepeal on hea ikkagi nagu selliseid hästi kirjutatud lugusid lugeda. Ja viimaseks raamatuks, see on suur päkapiku raamat ja see raamat, see on, ma ei teagi, mitmes köide see nüüd on, aga ma tean, et praeguseks on tulnud Rahvaraamatus kindlasti on juba uuem versioon sellest, kuna eelmised jõulud ma kinkisin Daniel Levi Viinalassi lastele selle raamatu ja praegu mul tuli alles meelde, et see on isegi seotud kogu selle albumi asjaga. Ja mina mäletan seda raamatut oma lapsepõlvest nagu näha, siis ta on ikka veits vatti ka saanud, kui tohutult põnev. See siis tutvustab erinevaid päkapikke, kes üldse meie ümber on, millised nad välja näevad, mis need lõhnade maailm, kust nad tulevad, erinevad marjad, seened, mida nad söövad, kust nad ennast peidavad, tüübid, värgid, särgid. See on nii tore raamat, mida ma igale perele jõuluajaks soovitaksin. Meil oli tundide viisi rõõmu koos õega seda lugeda, koos emaga seda lugeda ja ongi, ta on nagu selline täielik ülevaade, kes on päkapikud, kust nad tulevad, mis on nende ajalugu, legendid, millised majad nendel on, nii armsalt tehtud raamat ja tõeline päkapiku entsüklopeedia, nii et iga päkapiku usklane peab kindlasti selle piibli endale koju ostma. Tõesti hullult tore raamat. Aitäh, ma siin ka kohe tahan seda sirvida, aga meil on siin saates traditsioon, et iga külaline loeb ette ühe luuletuse. Mis sa valisid ja miks? Valisin välja Maria Underi ja nagu ma aru saan, siis Mart Juur sulle siin eelnevalt on tutvustanud noorte slängi 6-7, siis mõtlesin, et millist luuletust selliselt suurkujult üldse sulle siin ette lugeda. Ja õnneks Mart tegi mulle selle väga lihtsaks, et jääme selle sama temaatika juurde. 6-7, lehekülg 67 tulebki siis Maria Underi lauluga ristitud, mis on selline ilus suur kogumik. Jälle luulekogumikke peaks ka koju ostma endale, sest mulle meeldib hästi seda teha, ma ei tea, kas sa ka teed seda, et mõnikord on nii, et istud kodus ja mõtled, tahaks mingit märki universumilt ja siis on niisugune hea luulekogu, on hea võtta suvaliselt kohast lahti ja vaatad, okei, mis ma siis täna teadma saan, Hingel, ma selle loen pärast läbi, aga praegu jääme temaatika juurde. Mul võib olla natukene temaga mingisuguseid sidemeid Maria Underiga. Sugulussidemeid. Ei kinnita, ei lükka ümber, me peame seda hakkama veel uurima, aga 6-7 lahkumine. Vaatame, mida Maria Under siis ütleb. Ja hellusime ikka hellemaks ning pisar pärlendus kui kalli saare meil säravana ehtis silmapaare, kui ühest rinnast nutsime me 2. Siis tuba kustus, mustus hämaramaks ja õhtuvarjud täitsid aknakaare. Nüüd pidin jätma oma õnnesaare, miks olin loodud ikka lahkujaks. All tuulepuhang vastu võttis meid, ta tõstetuna sulle jalgu jäid, mu hõlmad nagu hälbind linnutiivad. Me külma argadena kallutime päid, kui tõusis vihur, rõhutuna teid jalgastus neid, mis õnnest ära viivad. Peaks rohkem luuletusi lugema, sest et luuletuste lugemine ei ole üldse nii kerge. Võtke siis kaasa see, mis resoneerus. Aitäh sulle tulemast ja ilusat saabuvat jõuluaega. Aitäh sulle ka ja teile ka. See on see jõuluajal liigutus. Häid jõule kõigile. Hästi, suur tänu ja ma tutvustan veel mõnda uut raamatut, mida võib-olla sa võiksid enne jõule raamatupoest endale ka krabada. Nii,
Raamat, millest kahtlemata sa oled kuulnud, kui sa ei ole ka ise seda lugenud, Haruki Murakami Norra mets. Ja miks ma sellest raamatust räägin, kuigi ta on eesti keeles ka varem ilmunud, on see, et Eestis tiraažid saavad küllalt kiiresti otsa ja siis vahepeal võib minna aega oma 10 aastat, kuni mõnda hittraamatut antakse uuesti välja. Ja see raamat on tõesti rahvusvaheliselt palavalt armastatud, Eesti lugejad ka väga armastavad seda ja see on hea kingitus inimesele, kes ei ole seda veel lugenud. Tegevus toimub Jaapanis, noored sellised 20-ndates peategelased ja võib-olla selle raamatu puhul ka, miks ta eestlastele väga meeldib, on see, et kuidagi see külmus ja lumi ja kliima, et kõik on meile küllaltki tuttavad, et mõned Jaapani romaanid, mis viimastel aastatel on populaarseks saanud, on hästi eksootilised kuidagi, et nad mõjuvad nagu mingi täiesti teistsugune maailm, aga see Norra mets on omamoodi Põhjamaade laadiga, et see on raamat, mida kodus omada ja mida kinkida ja mulle tundub ka, et ma olen endale seda läbi aegade mitu korda ostnud ja mul seda kodus ei ole, sellepärast et parem või hiljem ma ikkagi kingin selle kellelegi ära. Siis hoopis teistsugune asi, lauamängude raamat ja eriti tänasel päeval, praegusel ajal, kus lapsed on aina enam ekraanide taga, vaatavad multikaid, mängivad mänge telefonis, siis väga soovitan tagasi tulla juurde ning see lauamängude raamat sisaldab siis mitu väga erinevat mängu ja siin keskel on ka täringud kohe olemas, siis ei ole muret, et täringud ära kaovad ja nupud on ka kaasas. Ja mina just viimasel ajal olen hakanud rohkem lauamänge mängima ja nautima seda, kuidas aju puhkab ja hoopis teistsugused võiduekstaasid või kaotusvalud saavad tuntud, kui näiteks raamatut lugedes või telekat vaadates. Siis vahel üks ingliskeelne raamat, Solveig Ball on the calculation of volume. See on siis selle raamatu sarja teine osa ja seda on kokku 4 osa. Esimeses osas peategelane ärkab üles 18. novembril, ta räägib meile oma 18. novembrist ja siis ta ärkab järgmisel päeval üles, on ikka veel 18. november. Ja terve see esimene raamat, siis tal muud kui kordub see 18. november ja et kui me teame näiteks seda filmi Lõputu küünlapäev, mis on väga humoorikas ja naljakas, siis see raamat on pigem selline õõvastav, et see paneb mõtlema, et kui ma peaksin oma mingit kõige suvalisemat päeva, oma 18. novembrit elama lihtsalt uuesti üle. Et näiteks siin on iga kord, kui ta uuesti ärkab, siis on uus järjekorranumber, vahepeal jätab päevi vahele, siin on näiteks number 427, 877, ehk et 877 korda teeb juba 18. novembrit. Ja siin tõesti maailma tippkirjanikud Tagakaanel, Knausgard, Nicole Krauss, Hernan Dias ja teised kiidavad seda, et ta on tõesti midagi nii värsket tänases kirjanduses. Ta natukene meenutas mulle Luitenaist, mis on üks vana raamat, mis on ka eesti keeles ilmunud ja mida inimesed kirjeldavad kui kõik klaustrofoobsemat kogemust, mis neil on olnud. Et selle raamatuga ka, et alguses mulle tundus, et miks ma peaksin viitsima lugeda, kuidas inimene teeb ühte päeva uuesti, aga see läheb nii naha alla, see tekitab nii palju küsimusi ja siis siin kuidagi hakkavad ka toimuma mõned asjad, et asjad ei ole iga päev nullis, vaid mõni päev kuidagi pooleli söödud söök on külmkapis olemas, kuigi ei tohiks olla ja kuidas ta saab liigelda ühest kohast teise.
ja no, tõeliselt huvitav saavutus moodsas kirjanduses. Ma väga soovitan lugeda. Ma ise olen siin teise osa lõpupoole ja esimest osa lugedes tundus küll, et millest ta saab 4 raamatut kirjutada, aga nüüd teise ajal tundub, et autoril tõesti seda fantaasiat jätkub ja see raamat on mind täiesti alla neelanud. Soovitan. Siis on ilmunud Montessori laps, mis on siis Montessori kasvatuse põhitõdedest. Neil on ilmunud ka Montessori beebi ja Montessori väikelaps ja selles raamatus on siis peamiselt keskendutud vanusele 3–12 ja võib-olla see Montessori kasvatuse keskne idee on see, et laps peaks õppima võimalikult palju ise tegema, ise toimetama, et kodus tal peaksid olema kõik asjad käe-jala juures, et ta saab ise oma välisriided nagisse panna, saab ise hambaid pesta, saab ise kapist süüa ja et lapsel ei oleks vaja kogu aeg meelelahutust, et kogu aeg ei pea keegi taga mängima, kogu aeg ei pea tal olema uued mänguasjad ja mulle tõesti meeldib see, kui iseseisvaks laps saab ja kui see ei ole ka ainult nagu tegevustes, aga ka mõtlemises, et laps võib ise lahendusi otsima ja olukordadest välja tulema, et väga, väga tore. Nii, Jael van der Woeden, Pelgupaik. 1961. aasta Hollandi maapiirkonnas aset leidev romaan. See ilmus inglise keeles vist paar aastat tagasi ja oli nii suur hitt. Ma toona seda kohe ei kiirustanud lugema, sest see kirjeldus ei tundnud võib-olla mulle kõige köitvam, aga nüüd, kui ta eesti keeles ilmus, siis lugesin üle, sealt, kus ta eelmine kord mul ka pooleli jäi ja see raamat on võib-olla alguses tekitab ebamugavust, sest üks peategelane, kes jutustab oma lugu, kes siis elab ühes majas, ta on selline väga pinges ja tal on väga ranged rutiinid ja reeglid ja nii huvitav on vaadata sellise inimese siseelu, kelle jaoks kõik on hästi keeruline, kõik on hästi pingestatud ja kõik on hästi probleemne. Ja kui ta siis tutvub, see Isobel tutvub ühe Eevaga, oma venna Pruudiga, kes kolib ka sinna majja, siis see Eeva hakkab talle mõjuma ja see on ka päris sensuaalne raamat, aga võib-olla huvitavaks teeb selle asjaolu, et siin tuleb siiski juttu ka ajaloos keerukatest asjadest, mille peale ma ei olnudki võib-olla mõelnud, et kusagil lõuna pool Euroopas on olnud samasugused mured nagu meil siin Eestis seoses ajalooga ja see puent siis, mis siin sees on, muutis selle raamatu minu jaoks väga-väga heaks, et kui enne tundus, et lihtsalt selline natukene kulgev romaan, siis lõpuks selline kõik pusletükid langesid kokku. Siis valisin tänaseks välja ka ühe tegeluskohvri, Jõuluilu ja põhjuseks see, et jõuluajal on lastel pikemad koolivaheajad, lapsed on rohkem kodus ja et ei tekiks ka liiga palju seda telekaaega, siis siin on 3 raamatut, kus on igasugused kleepsud, erinevad meisterdamisülesanded, siin on näiteks kuusehete meisterdamine, siis on mõistatused, värvimised, labürindid ja mis saab olla toredam kui lapsed, kes terve jõuluaja toimetavad ja askeldavad ja hoiavad ennast mõnuga tegevuses. Ning siis veel üks väga-väga mahukas loomaentsüklopeedia, imetajad, linnud, roomajad, kalad, kahepaiksed selgrootud.
siin on tõesti väga palju loomi, väga palju pilte, fotosid, seletab kõikide loomade kohta igasuguseid asju, mida isegi mina ei teadnud ja see on väga tänuväärne, et see raamat ilmunud, sellepärast et lastel on seda huvi maailma vastu nii palju, nad tahavad igasuguseid asju teada, nad tahavad nüüd pähe õppida, nad tahavad targutada teistele ja need pildid on siin tõesti sellised, on suured pildid, on väiksed pildid, on detaile välja toodud ja väga põnevaid loomi, linde ja muid tegelasi leiab siit. Et ma arvan, et see on väga hea kingitus igas eas lapsele ja ka midagi väga huvitavat lapsevanemale. Nii, ma soovin teile ilusaid pühi ja väga häid raamatuid. Loodan, et jõuluvana on lahke, toob teile palju lugemist ja on selliseid traditsioone, kus peres igaüks kingib üksteisele mingisuguse raamatu, et kui sinu peres seda traditsiooni veel ei ole, siis võib-olla seda tekitada ja minu enda lemmiktraditsioon on see, et 25. ja 26. detsember ma alati loen, et need on sellised hästi aeglased päevad, kus kuhugi ei ole kiiret ja saadki jõuluprae ülejääke vitsutada ja lihtsalt kaotada ennast raamatusse. Head lugemist!